Tere taas kuulama Elulabori podcasti. Tänane saade keerab sammud jälle teatriradadele. Sinna, kus sõnad saavad hääle ja lood inimese näo. Sedapuhku vestlen kauaaegse Kuressaare hariduse kooli eesti keele ja kirjandusõpetaja ning kooliteatri juhendaja Rita Ilvesega. Mul oli algselt plaan sõita aasta algusest talle Saaremaale külla. Ent elu kirjutab vahel stsenaariumi ümber oma soodu. Nii sündiski meil vestlus hoopis luulepäevade melus Jõgeval. Aga aitab sissejuhatusest. Tõmbame eesriide kõrvale ja hakkame kuulama. Tere, Rita! Tere! Ma ei tea, teisel ja kolmandal korral saime lõpuks mikrofonid ka käima. Läks õnneks. No läks õnneks, aga see on elu. Täpselt, see on elu ja kui me siin ju praegu räägime sellises näitemängude tegemise situatsioonis, võib öelda ka, et see on teater. Täiesti, see on nagu situatsiooniteater või ja, lausa. Täiesti, et ja sagel on ju vaata ka see, et situatsiooni koomika võib tragöödiaks üle kasvada või vastupidi. Absoluutselt. Just. See, et ma sind mikrofoni ette olen kutsunud, on ka omad põhjused. Kas sina mäletad, millal sina mind esimest korda trehvasid? Ma arvan, et ma ei oska öelda aasta arvu, aga ma arvan, et ma oskan öelda mingi ajakanti. See oli Saaremaal, kui sa Rakvere Reaalgümnaasiumiga koos käisid ja ma ikka julgen arvata, et see on ikka mingi 20 aastat tagasi. Jah. Vist, et ma võin nüüd natuke eksida, aga ikka täiesti. Ja Saaremaal oli ju sinu eestvedamisel ja korraldamisel ja ellu viidud ju Saaremaa miniteatrite ja miniteatrite festival. Seal me kohtusime, see kestis meil 30 aastat ja Rakverest ju 3 truppi oli alati väljas seal. Ja miniteatri festival, nimetame siis edaspidi lühemalt minikad, just, nagu me kogu aeg ise kutsusime, et ärme oleme nii viisakad, et kestis ta täpselt 30 aastat ja kuna meie kool enam ei ole gümnaasium, muutus põhikooliks, meil tuli riigigümnaasium ja siis 30. juubelifestival jäi selle üritusega kahjuks ka viimaseks, nii ma oma gümnaasiumi kooliteaterga 30 aastat ja siis tuli piir. Jah, kohe jõuame sinna ka. Ja. Aga just see, sa ise panid mind ka kohe mõtlema, et 20 aastat tagasi. Jah, see võib küll olla, sest kui mina olin Reaalgümnaasiumis 16 aastat ja kui ma mäletan, kui ma siin tööle läksin, siis põhimõtteliselt Tiina Kippel, kes seal Karlat eest vedas ja põhimõtteliselt mind kohe nagu ära haaras, jah, täpselt, et aga mulle meeldis ja ütles, et kui lähme nüüd Saaremaale. Ja see võis küll olla, kui on 16 aastat, nüüd veel 3 aastat otsa läinud, see võib ajakant on just, täiesti õige nagu. Ja ma tegelikult olen alati imetlenud seda Saaremaale sõitu, see on midagi enamat, kui näiteks, ma nüüd lähen kuskil välismaale või kuskil, ma ei tea, ma lähen Šveitsi või ma lähen kuskil Prahasse või. Ja seda on õpilased ka samamoodi, et eluaeg on olnud see, et Kippel on alati öelnud, et õpilased on ta käest küsinud, et kas me Saaremaale minikatele ka lähme. Ja siis on muidugi see nagu Priit ja Präänik, et kui umbes trenni teeme, siis saate. Ja tegelikult võetakse kätte, et mitte ainult miniteatrite pärast, vaid see on see imeline asi, mingi aura, mis selle asja juures seal Kuressaares on toimunud 30 aastat. Sellest on tehtud saateid. Sellest on tehtud, on saateid tehtud. Ja on saateid tehtud ja eks siin ju alati erinevate uudistena on ta telest läbi käinud. Aga ma arvan, see Saaremaale sõit, vaata, see vist ikka on natuke siis ka see meretakune asi, et mitte ainult festival, vaid kuidagi see praamiga üle sõites, et lülitute vist kuidagi teise meeleollu, teise õhustikku tekivad teised mõtted. See on see märtsikuus olnud, eks ole?
ja kui mandril on veel ilge lumi ja maasel, siis juba meil on ka Kuressaares olnud kordi, kus nartsissid no õitsevad. täpselt ja krookused kõik ja mätas on juba. Et on. Ja vaata minu meelest, mis on hästi tore selles suhtes, muidugi, eks sellel meretagusel asjal ole natukene ka keeruline koht, et noh, kas või see alati, et ürituse avamiste ja lõpetamistega ja žürii sõitudega, et see praam natuke paneb piiranguid võib-olla peale. Noh, mandril sa võid hakata ka kell 2 öösel Tallinnast Tartusse sõitma, aga ma arvan, teistpidi see on tore, et seal ei teki seda kohta, et me tuleme korraks, 3-päevane festival, me tuleme, noh, oleme esimesed 3 päeva ja siis lähme ära või noh, vahepeal käime ära või kui sa sinna ka tuled, siis sa oled ja siis sa oledki see festivali inimene 3 päeva. Ja seal tegelikult ju ei ole ainult ju etenduste vaatamine ja tagasiside saamine, vaid seal on ka üks väga suur ja märgiline tegevus on olnud ju kabaree. Ja kabaree tõepoolest kool ja kabaree nagu kaks nagu error natuke tegi. Täpselt, et esimene kabaree oli 91 meil ja ta kasvas välja tegelikult ühe klassi esinemises selles mõttes, et meil oli koolis selline klassidevaheline puhkeõhtute konkurss, et iga klass tõmbas siis loosiga, mis kuus tuli teha ülekooliline puhkeõhtu eeskavaga ja siis oli üks klass ja muide selle klassi ja Muga Krever esimesest lennust, teie praegune Rakvere teatri direktor Velvo Väli on ka kabaree algusega seotud, mitte ainult Krevere ja Minikadega, mis kõik välja tule. Et nende klassis otsustas jah niimoodi vaikselt katsetada siis kabareed ja siis ta kuidagi sealt sobis ja läks käima. Vist 2-3 järgmist olid ka, ma isegi ei mäleta, mis ajaks siis nagu aastas täpselt lavastus valmis sai, aga sealt edasi oli siis juba jah see traditsioon, et õpetajate jõulupeoks tuli esietendus välja ja eks ta on ikkagi olnud selles suhtes ju 2-tunnine lugu oma sellise 20-25 numbriga laul, tants, kõik, mis sinna juurde käivad. Ja ta on ikkagi eelkõige selline noorte enda tegemine olnud ja noh, muidugi kooli seisukohast oli kindlasti üks suuri plusse ka, mida õpilased ise ütlesid, et kui sul terve lend teeb korraga nii suurt ja võimast asja, et kui sinnamaani ja vahel kippusid olema, et meil olid klassid, siis pärast seda oli üldiselt lend ei olnud enam klass. See, mis ühendas, eks ole, inimesi. Ja kindlasti peab ütlema ka nüüd, kui jälle teatrifestivaliga siduda, siis seda on kõikide aastate kabaree omad rääkinud, et teatrifestivali publik alati kabareel üks parimaid publikuid olnud, et noh, selline kaasaelamine, et on tõesti tore. Eks ta ole ka, vaata tegelikult inimene, kes ise on ka laval. Jaa. Ta teab, mida see vaev ja võib seal kõik ette tähendada tema jaoks. Ja siis oligi, et noh, kabaree kadus ära, tuli see riigigümnaasiumi esimene aasta, kes meilt läksid, tahtsid jätkata seal. Aga siis sealt poolt öeldi juhtkonna poolt, et ei, et sellist asja nemad riigigümnaasiumis väga ei tahaks näha. Ja siis läks aasta mööda. Ja nüüd hakkas siis riigigümnaasium ikkagi tegema midagi analoogset, nemad nimetavad seda küll revüüks. Noh, võib-olla siin on osa esimene lend, kes revüüd tegi, püüdsid nagu selgeks teha, et see on midagi täiesti teistsugust kui kabaree. Noh, mina leidsin, et ainus teistsugune asi oli see, et kankaani ei olnud lõpus, aga noh, ülesehitus ja samamoodi, aga noh, ka ikkagi tore, et mingil kujul see nüüd jätkub ja ka seal koolis kindlasti see selline õpilaste ühtesulavus on ju hästi oluline siis. Kas see võib olla äkki nii, et nad mõtlesid selle sündmuse ise nagu välja sarnaselt, ega see ei ole ju, et selle sündmuse jätk, et keegi võttis selle edasi või kuidas sa seda iseloomustaksid? Tead, ei sa mõtled seda revüüd? Ei, ma ei ütleks, et nad mõtlesid selle välja, see oli ikkagi see, et kuna noh, kui riigigümnaasium tekkis, siis noh, need, kes meilt õpilased läksid, siis riigigümnaasiumis 11. klassi, noh, vaat meil nad oleks siis 11. teinud, 10. olid meie koolis, et noh, nemad väga nagu tahtsid, neile ei lubatud ja siis ikkagi vist see järgmine lend ja eelkõige siis meie õpilased, kes olid meilt läinud, noh nagu mitte ainult sellega kursis, et näen, mis laval toimub, vaid võib-olla ka see musta töö poolega, et noh, kellel õde, kellel vend, kellel vanem sõbranna seal kaasa teinud ja nemad ikkagi siis hakkasid vaikselt suruma, et ja noh,
tore, et midagigi nüüd edasi läheb. Minule meeldib ikka selliste asjade peale öelda, et vaata umbri on väga raske hävima, on ju. Täpselt. Sa küll üritad, aga näe, tuleb välja järelikult, seda on kellelegi vaja. Jaa, täiesti. Ja see ju tegelikult ju, sellest on eraldi isegi vist kas Gerda Kordemets, kes selle saate tegi vist tegi. Ta tegi, vaata, kas ETV-s jookseb see Eesti lugude sari, selle raames tegi ta siis ühe aasta kabareest, noh, pluss üldistus juurde, aga et see oli jah. See on väga tänuväärne asi, mida Gerda ka tegi, et kindlasti, et ta jääb märk maha ikkagi. Kabaree. Ja sellega ju on ka väljaspool Eestit ju käidud ju. On, sellega on nad, siin on Soome sõidetud ja noh, ka Eestimaa piires me oleme käinud erinevatel mandriüritustel, erinevates koolides esinemas. Ma tean, üks aasta oli, kui oli Tartu Draamafestival, siis Kasterpalu, Margus Kasterpalu, kes oli meil olnud Minikate žüriis, näinud seda esimest korda, kutsus kohe järgmine sügis neid sinna esinema, et jah, et see on ikkagi üsna fenomenaalne asi. Ja kui võtta, et seda teebki ja üldjuhul peaaegu terve lend teeb kaasa, seal ei ole ju mingeid professionaalseid tegijad ja nad teevad seda kõike oma muu elamise, ringide, koolitöö, kõige kõrval, et see ikkagi ka imetlusväärne, et noored jõuavad ja jaksavad. Ja mitte ei ole ju ainult ju lend, vaid ka lapse vanemad on seal taga. Ja kindlasti. Kule juba see transport ja kostüümid ja kogu see kulu on seal ka. See on kulu ja üks asi, väga palju on ka lapsi, keda võib-olla lavale ei taha, aga see korralduslik pool, alates sponsorite otsimisest, kunstni pool, tehnika pool, kõik see kokku, et sealt ikka saadakse tohutu kogemus tegelikult. Ja tegelikult me võime nimetada kabareeks või revüüks või kolmandat moodi, see on tegelikult on ju õpilaste tahtmine midagi teha. Täpselt. See on ääretu oluline. Et ükskõik mis, ma nüüd hakkan suuri sõnu tegema, ükskõik mis riigikord või kool või asi, eks ole, aga inimene tahab ikka ju teha seda, mis talle meeldib teha. Täiesti nõus. Ja ma hüppan siit nüüd Minikate juurde tagasi, et vaata seesama, et kõik ei jõua lavale, et meie direktor ikkagi alati on niimoodi pool naljaga, aga tegelikult seal on tõsi taga tänanud ka kooliteatrite juhendajad, kes Minikal käivad, et aitäh, tänu teile saame meie oma lapsi paremini kasvatada, sest mul on tõesti olnud, et see noorte seltskond, kes tahab teatrifestivali sinna korraldustoimkonda tulla, mul on vahel olnud umbes see, et septembris tullakse juba küsima, et kas ma ikka märtsis midagi teha saan, et seal võib tõesti olla, ma ei tea, ta võib istuda 3 tundi seal piletimüügiletis võib-olla ainult või garderoobis 2 tundi võtta mantleid vastu, aga ta tunneb, et ta on osaline sellest ja see on nagu ääretult oluline. Tuleb jälle see film meelde, et andke mulle kirvest. Jaa, täpselt see ta on ja mõjub hästi positiivselt. Ja see on ju tegelikult vahva ja on küll minu aeg koolis räägitud, et noorus on hukas, aga ikka nii hukast ei ole midagi. Ma arvan, et see, et noorus on hukas, ma arvan võib-olla lihtsalt see, mis viimastel aastatel on toimunud, ma julgeks öelda, võib-olla lihtsalt noorus on kiiremini muutunud. Ja me ei jõua järgi nendega. Ja me ei jõua järgi, et kogu aeg on noorus hukas olnud, aga võib-olla need muutused ei ole olnud lihtsalt nii kiired ja võib-olla nagu nii silma hakkavad, aga eks see kõik ju, see tuleb ühiskonnast, alates tehnika arengust, kõik, mis kaasa toob, see on ju paratamatus. See on paratamatus lihtsalt. No võt, aga sina oled ju ka päris mitmeid kooliteatrirühmi või gruppe juhendanud ja loonud. No laias laastus jah, siis 2, aga võib-olla enne, kui ma sellest 2 räägin, et mis on siis gümnaasium ja põhikool, mingisugune kokkupuude mul on olnud ka algklassidega, seda mitte nüüd trupi mõttes, aga meil oli päris pikalt, sellest on nüüd üle 10 aasta juba kindlasti möödas, kus meil vist ka ligemale 10 aastat koolis 4. klassil oli kohustuslik draamaõpetus. Et see oli küll veidi teissugune, me ei jõudnud nagu nõnda avaliku esinemise näidendini, et pigem me tegime sellist stuudiotööd,
aga sellest samast draamaõpetuse kursusest omal ajal siis nii mõnedki said maigu suhu ja tulid mul näiteringi edasi. Aga kui nüüd näiteringidest rääkida, siis gümnaasiumitrupp, kes siis elas 30 aastat ja siis riigigümnaasiumi tekkega olime sunnitud lõpetama, et nende tekke oli tegelikult selline, et no ma ikka alati naeran, et direktor pani kohustuse. Ja sellest kasvas välja traditsioon. Just, sest tegelikult oli nii, et meie direktor Viljar Arod oli ise klassijuhatajaga siis ja ma andsin tema klassile eesti keelt kirjandust ja meil oli siin mitmesuguseid esinemisi, koolis oli mingi luulekonkurss, siis maakonnas oli mingi ja tähendab just nimelt nagu mingi luulekavade konkurss. Ja siis nad palusid, et kas ma oleks nõus aitama. Ja muidugi ma rõõmsalt olin ja siis läks üsna edukalt nendega ja kas oli vist see, et kui me olime siis mingi 3 klassi lavastusega ka välja jõudnud edukalt, siis tuli Viljar ja teatas, et ja nüüd jätka samas vaimus, nüüd tuleb kooli teha luuleteater. Ja mina muidugi ajasin vastu, et ma ei saa, ma ei oska, mul ei tule välja, mul pole ju mingit erilist koolitust. Aga Viljar oli selles mõttes kaval muidugi, et oli lapsed enam ära rääkinud ja siis lendasid lapsed mulle peale. Kuidas lapsele ära ja ütled, kuidas sa ei ütle noortele, et direktorile võid veel öelda, et see ei ole minu kohustustes kirjas. Ja nii ta tekkis ja algselt oli ta meil esimene aasta lihtsalt, tol ajal oli siis kooli nimi oli Kuressaare esimene keskkool, et Kuressaare esimese keskkooli luuleteater, aga see nimi Krevera tekkis esimesel vilistlaste õhtul, kui vilistlased tulid siis uute noortega kohtuma ja siis oli väljapakkumised, nad seal käisid nimesid ja selle nime taga peitub siis tegelikult alustaja 4 nimetähtede kombinatsioon. Selleks ma järgmine küsimus on. Ja täpselt seda on, et KR oli siis Kristiina, V silp on Velvo väli, Ra, E on veel vahepeal siis Ene ja Ra lõpp on siis Raivo Maripuu, kes on nüüd ETV-s pikalt režissöörina tööl olnud, pealtnägijad praegu teeb. Ja sealt tuli siis see nimi ja siis, kui Krever oli mõned aastad toimetanud, siis hakkas direktoriga uuesti rääkima, et aga siis ikka põhikooli ka midagi. Ja siis 97. aastal tekkis siis ka põhikoolitrupp. Ja muidugi põhikoolitrupi nimi kujunes väga naljakalt välja, sest selleks hetkeks meil oli Kreverase KR algus, meie segakoori nimi oli Credo ja siis oli veel näitering, oli Kreisis, mida Silja Kreismann tegi ja ükskord oli siis täpselt, mul ei olnud veel selle väikeste näiteringil nime, me tegime Krevera proovi ja nad midagi jokutasid seal ja ma ütlesin, et kuulge, et tehke nüüd ometi kiiremini, et te jääte putlastele jalgu, kes mul kohe peale tulevad, et minu jaoks see sõna putler, see on ka nagu pägalik või siuke mudilane või. Ja siis keegi sealt Krevera pundist küsiski, et aga oota, et sul ei ole veel nime, ei ole ju nendele, et mis sa nagu plaanid panna. Ja ma ütlesin, et me ei ole nagu üldse mõelnud. Ja siis keegi lõmpsiga ütleski sealt kõrvalt, ei aga ise sa kutsud neid ju putlased, pane siis putlased. Ma ütlesin, et tead ei saa, et meil on ju kõik teised on kree silbiga. Ei pane kree ette, kree putlased. Ja täpselt nii ta jäi, et tegelikult ei tähenda nagu mitte midagi. Aga see on olukord, vaata, ja see on mingi situatsioon jällegi. Et see on ju ka jälle oma ette see nagu täiesti väike tüüdikene, eks ole, kasvab sul välja ja nii ta läks. Ja põhikoolis ka, et mul on nüüd jäänud põhikoolitrupp üsna väikeseks, sest siin varasematel aegadel need oli ikkagi paarikümne ringis ja tegelikult sellel on üks üsna konkreetne põhjus, et kui meil kool siis gümnaasium lõpetas, siis meie koolimaja läks remonti. Ja me olime, algselt pidime olema aasta, see kasvas 2 välja, me olime asenduspinnal väiksest linnast väljas, ma tegin proove siis näiteringiga linnas, meil on nagu kõrvalmaja, kus on väikeklassid seal ühes tillukeses puhketoas, kus ei olnud ruumi olemaski, oligi umbes see, et 5 last võib-olla mahub teha. Ja siis tuli hästi palju just ka seda vahel, et see logistika, et väga palju neid linnalähedalt sõitvaid lapsi ja vanematel see, et nüüd vedada kooli ühele poole linnast välja, siis tuua kuskil ja siis veel kord linna sõita tagasi, et paljud
nüüd kahjuks jah, siis nagu logistika põhjalt kuidagi ütlesid ära, et see oli nagu väga pärssiv. Aga samas ma olen mõelnud, teistpidi see on jälle nüüd tore üle hulga aja teha ka nii, et et kui sa oledki kogu aeg massiga teinud, siis on mõnes mõttes väga hea vahepeal tehagi nii, et sul ongi neid selline 7-8 tükki võib-olla. Jah, sa teed mingi jupit ja pärast paned kokku, vaata on ju. Ja siis saab nagu hoopis, sest mina alati naersin ju nagu vahepeal Raplast ju Valter Uusberg ju paar viimast aastat minikatel käis ju ühe inimesega, tegi 2 monoetendust järjest, eks ole, et me alati siis Valtri puhul naerame, et katsu siis oma lapsed ära taltsutada siin, et see on jah teistsugune kogemus siis jälle. Traditsioonidest me räägime kindlasti veel, aga üks traditsioon, mis tänu minikatele on tekkinud minul ja siis Rakvere inimestel, kellega me siis juhendajatel eriti sõidame Saaremaal oleme sõitnud. Kas äkki tuleb see meelde? Me oleme selle võib-olla rääkinud sellest, aga... Vaata, kui sa praegu ütled midagi nagu kuskilt taimab, aga lambikas, praegu ei löö nagu lahti. Isegi praegu, kui kas mina näiteks või vahel Tiina Kippel satub Saaremaale, alati saadab endasi pilte sellest, et traditsioon on täidetud. Oota midagi, te praami peal teete mingit asja, eks praami ole? Peal teeme mingit asja. Aga mulle tuleb praegu täpsemalt meelde. Ükskõik mida, aga seal enne tuleb süüa kala või leiba. Lõhesaia. Ja nüüd, kui sa ütled tõepoolest, nüüd hakkab mul... Et see on meretagune asi, tuleb süüa punast kala. Väga tore. Enne kala ja siis saab sööki süüa. Ja. Et see on siiamaani, isegi kui ma olen ise käinud mitte millegagi seoses, siis ma jälgin seda traditsiooni. Ma võtan selle lõhekala, mulle väga lõhekala maitseb. Aga tead, sellised võib-olla natuke jaburad traditsioonid on nii toredad, et näiteks minul on alati, kui ma noortega nüüd siia Jõgevale tulen, siis ma alati ostan neile need väikesed Kinderi šokolaadid. Ja need on siis nagu bussi istuvad, saavad need kätte, et siis et siia sõidu turgutus Kinderi šokolaad. Ja üks aasta oli selline abituuriumi poiss. Ostsin ka need Kinderi šokolaadid, aga novembrikuus, aga need olid jõuluümbrises juba. Okay. Ja siis oli see, et ta vaatas seda šokolaadist, nii, mina lavale ei lähe, vale šokolaad. Aga see sama traditsioon. Lepingus oli mingi muu šokolaad. Midagi muud kirjas. Aga sellised minu meelest, võib-olla isegi natuke totakad, mingid pisiasjad, tegelikult see ongi ju see, mis mingitele sellistele kooslustele või käimistele annab õige maitse ja õige õhustiku juurde annab tegelikult. Ja kui me ikka seal minikate ajal seal koolis ööbisime, siis me kippusime olema millegipärast muusikaklassis. Ja Kippelil oli see muusikaõpetaja Mare vist oli ta nimi vist. Mari, vabandust. Ja. Mari ja siis alati naersime seda, et Kippel magas alati klaveri all. No võtt. Seal põrandad, see on tasapinnali, mina magasin seal kuskil üleval, seal vahekäigus, eks ole, aga temal täpselt klaveri all, siis naersimegi nagu paadialused, tema on klaverialune. Ja võt see sama näiteks sõitudega, meil on alati, siin Jõgeval me oleme ikka aastakümneid käinud ühe sama bussijuhiga ja siis alati, endal tekivad ka ju juhendana mingid stampväljendid, mida sa kasutad. Ja siis tihtipeale oli jälle see, et olime juba tagasi jõudnud ja siis tuli see bussijuht Tõnu jälle kooli, et keegi ei ole oma Krevera särgi sinna unustanud või veel mingisuguseid asju. Ja siis, ise ma vist ei olnudki seda vahel tähele pannud, kas noored ükskord ütlesid mulle, vist keegi kirjutas suisa kroonikas, et alati Jõgeva sõitudel Rita 2 kuldlauset, praam ei oota ja ihupesu Tõnu bussi ei jäta. Elust enesest. Ja eks see praam ei oota ole ka see, et olgem ausad, meil on olnud ka kahjuks näiteks siin Jõgeval kordi, kus me ikkagi poole lõpetamise pealt madalstardiga tormame, kus sul on valida, kas jõuda viimase praami peale või veeta öö Virtsu-Kail bussis ei ole kõige mõnusam selles suhtes. Jah, minikatelt tagasi tulles on samamoodi alati, kui buss läheb tühjaks maja ees, siis nii mina kui Kippel oleme alati karjunud, et kui keegi midagi bussi jätab, see on meie oma. Ja, väga õige, väga õige. Et mis iganes, et siis oled sa sellest ilma, nii et. Aga jah, see luule tegemine, me praegu oleme hetkel Jõgeval, kus on Peti Alveri luulefestival, seekord on siis Tuule lapsed. Sul on ka siin praegu üks trupp ju. Kuidas sa nad siia said? Kuidas sa nii kaugele jõudsid, et nad tahaksid. Et nad tahaksid tulla. Tahavad. Kes korra on käinud see igal juhul edasi. Ja selles suhtes on ka alati nii tore, et
kui uued peale tulevad, et siis vanemate, kes siin on juba korduvalt käinud, siis nende puhul see, mis nad noortele räägivad, seal on alati nagu kaks asja. Üks asi on see kogu see festival, et noh, mis siin on nii toredad ja vahvad ja mis neile meeldib ja mõnus õhk, aga teine asi puudutab siis nüüd puhtalt ka natuke sellist lavastuslikku külge, sest ma kuulen ka nendelt vahel laval nooremate suhtes. Saad sa aru, sa pead 3 korda valjemini rääkima, Jõgeva lava on nii palju suurem kui meie oma, et isegi sellised asjad, noh, et kogemus, mis siit kaasa võetakse, et see on nagu väga tore. Ja tõesti lastega, kellega me siin oleme käinud, noh, ka nüüd gümnaasiumifestivalil ma enam ei käi, sest gümnaasiumitruppi ei ole, aga mõlema omad ikkagi kõik käijad on ülirahul olnud ja väga naudivad, et ka ja ka mõlemad festivalid, üks asi on see festival ja teater, aga tegelikult ju ka, noh, sa tead isegi kindlasti Rakvere noorteltki, et millised sõprussuhted kujunevad ju välja, mis võivadki jääda aastakümneteks. Absoluutselt, juba minnaks selle pärast, et tema tuleb sealt ka kuskil teisest Eesti otsast kohale. Ja ma arvan, et see on ka ikkagi väga oluline see suhtlustasand. Rändav lugu on su sisse lipsanud ja südame kiiremini põksuma pannud. Sa muutud ise looks. Tõstad tiivad ja tõused lendu. Ja nii on sündinud maailma uus rändav lugu. Armsad tuulelapsed, külalised, sõbrad. Tervitame teid oma talvises kodulinnas, Peite Alverile pühendatud 21. luulepäevadel tuulelapsed. Tavast öeldaks, kes vana asja meelde tuletab, see on ajaloolane, on ju. See on minu lause. Aga näiteks see, et üldse minikad ju toimuma hakkasid, ma olen kuulnud ühte teist versiooni. Miks sündisid? Minikade toimumine oli tegelikult selline, et kui mul Krevere tekkis, siis tol aastal oli Paides vabariiklik festival. Meie olime noored, lollid, rohelised, mingit eelinfot kuskil nagu ei olnud, et kuidas saab või mingid eelkonkursse ja kuna Saaremaal sel hetkel ei olnud ka peale meie ühtegi truppi sel aastal konkreetselt, siis me lihtsalt registreerisime ennast sinna Paidesse. Ja siis ühel hetkel tuli vastus ja vastus oligi täpselt see, et seal kirjas oli 2 nimekirja, festivalile pääsenud, festivalile mitte pääsenud sinna vabariiki. Ja siis meil oli hästi aktiivne huvijuht tol ajal ja siis temal ja kuidagi ka mul ja Villerile meil nagu kamba peale kokku tekkis, aga aga kutsume need siis need tõrjutud enda juurde. Ja tegelikult sealt ta vaikselt põrandalune alternatiiv. Ja kusjuures tore oli veel see, et Tabasalu koolil tekkis täpselt see sama mõte. Ja ka nemad tegid oma festivali, aga vahe oli siis selles, et see Tabasalu festival läkski nagu alternatiivina rändava mööda Eestit. Ta oli seal, ma tean, Jüris on olnud ja Raplas ja siis tegelikult Raplas kasvas tast välja siis veel Leapurga vedamisel omal ajal mitte teater, kus tulid sellised natuke kiiksuga ja absurdietendused kokku, aga meil jäidagi siis puhtalt meie kooli üritusena. Ja nüüd ütleme see mitte teater ja see ringlev, see siis vaikselt mingil ajal hääbus, aga jah, põhjus oli lihtsalt solvumine, et meid ei võetud. Tegelikult oli see käimalükkav jõud, vaata tegelikult, et kui nii ei saa, siis teeme teistmoodi. Jah, kindlasti. Et ma ei usu, et sa, kui teatrifestivalide vastu üldse, kui niimoodi oled, on ju, aga lihtsalt sul oli see olukord. Oleks tahtnud, aga ei saanud. Ja võib-olla, kui meil oleks olnud näiteks selline asi, et mul oleks trupp juba varem olnud ja me oleks varem mingitel festivalidel käinud, et siis ma võib-olla oleks, et okei, see aasta ei saanud nüüd, aga ma olin loll, noor, roheline, ma ei teadnud sellest festivalide süsteemist mitte midagi ja siis oligi sellise teeme ära. Teeme ära. Ja ma pean siit veel ütlema minikate juurde, et esimeste minikate parim naisnäitleja oli Tiina Tauraite ja parim meesnäitleja oli Tiit Sukk. Ja võitjaks oligi Jõgeva gümnaasiumi Liblikapüüd ja oma Miku Märdi etendusega, et seal lisaks Tiidule näiteks Martin Algus tegi seal ka kaasa, nüüd ju tuntud meil naljamees. Igas vallas ühesõnaga, et nii kirjutab, näitleb, luuletab, mida kõike. Nii et põhimõtteliselt sa oled tegelikult lükanud hoogu inimestele ja nad on päris hoogsalt ka teisi nüüd
heas mõttes lõbustanud ja lava pealt ja igalt poolt. Kujuta ette, sa ei oleks teinud seda? Jah, seda kindlasti, et oleks. Aga vaat ma tahan selle Tiidu ja Tiina jutu peale ka veel seda öelda, et see oli kuskil, ma arvan, mingi 3-4 aastat enne seda, kui me Minikat siis ära lõpetasime. Ja siis me panime ükskord Minikateks üles näituse nende näitlejate piltidest, kes on Minikate lavalt omal ajal läbi käinud, nüüd professionaalsed näitlejad. Ma taastasin selle tõesti puhtalt mälu järgi ja kindlasti jäi seal inimesi välja, et noh, vaata, ta võiski olla võib-olla, kui ta oli ikka 20 aastat tagasi korra laval, mängist tausta kuskil, ma ei mäleta, aga ma ainuüksi oma mälu järgi sain need üle 40 näitleja kokku, kes on tulnud. No vahepeal tegin väikse pausi, sest et Jõgeval elu ei ole nii lihtne, et tulen ja vaatan ja olen, et on asjaajamisi nii palju, et vahepeal siis tegelesin muude asjadega. Ja tegelikult see vahepealne asjaajamine on seotud järgmise festivaliga, et sel aastal siis Põhikoolide vabariiklik festival, mis rändab mööda Eestimaad ringi, kusjuures eelmine aasta oli siin Jõgeval ja Rakveres on ta just hiljuti ka olnud ja järgmisel või nüüd siis sel kevadel maikuuses tuleb ta Saaremaale ja siis praegu oligi nüüd vaja Harrastusteatrite Liidu esindajaga juba siin selle festivali organiseerimistööd teha. Üks asi pole veel lõppenud, kui juba hunnitakse järgmisi või kolmandaid tegelikult. Täpselt. Kas sa ise oled seda teatri tegemist ja lavastamist kuskil ise ka õppinud või oled sa kõik niimoodi saanud kosmosest energiat ja... Ma alustasin täiesti nullist. Mu ainukene taust oli see, ma olen Tallinna Pedagoogilise Instituudil, tol ajal kandis ta nime Pedagoogiline Instituut, praegu siis Tallinna Ülikool, selle lõpetanud niimoodi, et meil oli pool aastat Eesti Fillidel, kas vist 3. kursusel oli mingit avalikku esinemist, selline õppejõud nagu Aime Tahvel andis meile, kus oligi siis me natukene analüüsisime tekste ja natuke sellist esinemist. Enne seda gümnaasiumi ajal ma ise, tollal siis keskkool, meil oli kirjandusring väga tugev ja võt kirjandusringiga me ise tegime ka lavastusi, me käisime ka mingitel vabariiklikel konkurssidel, nii et see on mul ka olnud. See taust natukene, aga kui nüüd rääkida puhtalt see kooliteatri juhendajad, just, et ma ikka alustasin selles mõttes nullist, aga siis hakkas kuidagi vaikselt tiksuma igalt poolt erinevaid koolitusi, kas või see sama mingi, kas vist 95 oli see, kui ma olin esimest korda, see sama Jõgeva korraldatud rannalaager kooliteatritele, erinevad õppejõud ja hakkas tulema, siis ma mäletan, et üsna alguse pooles oli ka, kui Toomas Lõhmuste tegi kooliteatri juhendajatele Tallinnas, seal samas siis Tallinna Ülikooli juures ühte aastaringset kursust, kus meil käisid erinevad õppejõud ja siis sealt samast sattusin ma Merle Karusoo ühte aastasesse meistriklassi ja võt siis ongi tulnud nagu niimoodi juppaaval ja sellega seoses muidugi teine pool hakkas siis ikkagi ka see, et ma hästi palju hakkasin ise lugema just nimelt seda tüüpi kirjandust. Seda erialast kirjandust, mida siis saaks nagu praktikasse viia. Ja siis ma muidugi ka sealt, et kuna see Saaremaa Minikate žürii kaudu tekkis ka ju väga palju siis uusi tutvusi näitlejate lavastajate seal ja see on ikka päris sageli käisid mul ka tegemas Kreveraga sellist stuudiotööd ja koolitusi ja asju ja see on ja kindlasti mida kõik Krevera lapsed on taevani kiitnud. Toomas Lõhmustega, see ei olnud igal aastal, aga ma püüdsin niimoodi, et kui gümnaasiumis, et inimene on 3 aastat kooliteatrisse ja 3 aasta jooksul ta üks kord saab nõnda öelda ka Toomas Lõhmust õpetust, aga see oli puhas individuaalne töö. Lapsed valisid ise välja endale mingid luuletused. Ma saatsin need Toomasele ja siis tuli Toomas 2 vahel 3 päevaks Saaremaale, mul oli trupp siis tavaliselt kui üsna suur, selline 15-20 ja siis oligi see, et iga lapse jaoks oli tund aega ja siis nad käisidki Toomasega see igaüks oma tekstiga ja tegemas seda teksti analüüsi, esitust asju ja mis seal toimus,
ma ei ole seda kunagi näinud, sest see oligi nende kahe, nii palju kui lapsed mul pärast Kooliteatri kroonikasse kas muljet panid või nagu kirjutasid, aga tagasiside on ülipositiivne, et sa saad nagu seda analüüsi ja seal ei ole ju seda sorti asjasse, ütleme, et kui ma valmistan etlejat ette mingiks konkursiks, ikka väike pinge on, peame esinema, aga seal on see, et ta valib selle uletuse välja ja ta teab, et ta ei pea isegi rahva ette astuma, aga ta saab kuidagi ennast avada, iseennast tundma õppida ka läbi, et see on kindlasti olnud nagu ka hästi tore koolitus. See on nagu mina ju ei ole ka BFM-i filmindust lõpetanud, ega ma ei ole ka mingit diplomeeritud filmitegija ega saadete tegija, aga see ongi samamoodi, käin ühe meistri juures, teise juures, õpid, loed, vaatad, kutsutakse tööle või jälgid, kuidas profid töötavad ja täpselt ma arvan, et selles mõttes me oleme kolleegid. Sarnased ja sealt siis pika peale on edasi, et ka ma arvan, et see oli vist esimesed korrad sellised 10-12 aastat tagasi või natuke varem, kui ma siis juba teistpidi sattusin ka ise mingeid koolitusi tegema, et ma tean siin läbi Emakeeleõpetajate Liidu ma käisin seal Tartu kirjandusõpetajatele näiteks sama nagu natuke tegemas sellist draamaesituse ja selliseid põhimõtteid. Ja muidugi, mis siis endal mul juurde tuli ka mingist ajast meil gümnaasiumisse tuli draamavalikkursus, aga seal me ei tegelenud mitte nüüd see esinemisega, mina nimetan seda, et see oli pigem teatrivaataja kasvatamine, et me vaatasime etendusi, ma tutvustasin neile asju, me analüüsisime, aga siis oli meil see oli 11. klassidel valikkursus ja 10. klassidel siis humanitaaridel oli ta kohustuslik, reaalainetel oli valikkursusena, oli meil 10. poolaastad siis kõne ja väitlus, sellised esimesed väiksed alged ühesõnaga, et nagu sellega on tulnud endal ka natuke siis seda. Kas me võime öelda seda, et näiteks, et keegi nii sinu kooli eluteel on sind suunanud või avanud mingi ukse sulle, et aga proovi nüüd niimoodi, et vaata, et see käib niimoodi, et ja sa oledki selle teatri ja kogu selle lavastuse poole peale nagu rohkem energiat heas mõttes raisanud, et tänu sellele, et keegi on sulle öelnud, et aga vaata, loe seda või tee nii või naamoodi. Jaa, kindlasti ja ma arvan, et juba nimetatud Toomas Lõhmuste on kindlasti üks, et oligi ka, et kui ma esimest korda sinna Toomase kursusele sattusin, mis kirjandusõpetajatel oli, siis oli see, et tema nagu korraldas, organiseeris, aga meil käis sealt vist mingi 7-8 erinevat õpetajat läbi, et hästi tänulik, et ta tõi eri inimesi, aga kindlasti on Merle Karusoo olnud ja ma mäletan Merlega see on olnud ääretult erinev, mis oli Merlega kohtudes ja mis on nüüd, sest esimene kohtumine oli Rannalaagris, see oli üsna alguses, kui ta tegi õpetajatele Rannalaagris koolitust, siis me tõesti õpetajatega, me olime paanikas ja paduhirmus, me niimoodi, see austus oli nii suur, me nii tohutult kartsime ja ta tundus, et hästi range ja konkreetne, see kõik oli põhjendatud, aga ikkagi olid nagu krambis, aga siis 2 meistriklassi Merlega ja pärast veel 2 korral Rannalaagris ja siis meil on olnud siin veel, ta on mul ka žüriis käinud ja nüüd edaspidi juba siin kooliteatrite, mis on need kirjanduslikud suveprojektid, kui ta tegi Tõe ja õiguse projekti Tammsaare mail ja kõik see, mis sealt on nagu tulnud, on nagu müts maha ainult, et ma olen ikkagi nii palju saanud mõjutust ja mitte lihtsalt see, et lavasta, vaid just ka, et hakanud asjadele hoopis teisiti mõtlema. Ma mäletan, kui me ühel kursusel analüüsisime, et aga vist 3 päeva Jaan Tätte ristumine peateega ja muidugi meil oli kaval ka, ta läks sirgelt seda teed, et tema asi oli kogu aeg meil vaipalt ära tõmmata ja kogu aeg öelda, see väide ei pea vett, leia uus. Ja siit mitte ainult nüüd näitlemisele, tegelikult sellest ma võtsin väga palju kaasa, aga kui ma gümnaasiumis kirjandustele sain siin kirjandustundidesse, et eriti mõne klassiga, kus olid sellised arutajad, lapsed, sai hästi palju seda, et ma sageli mingi teosega seoses tõesti pritsusin väiteid, mida ma ise tegelikult nii ei arva, aga eesmärk oli panna see lapsi teisiti nägema, provotseerida heas mõttes. Et leia mugavustsoonist välja, eks mugavust, et seda on tõesti Merle Karusoo hästi palju teinud. Ja siis päris üllatav oli ka võib-olla Indrek Saar, kes käis Kreverale lavavõitlust tegemas 2 päeva. Ma ei peatu siin pikemalt, aga ma lihtsalt ütlen, et isegi lavavõitluse
kursuselt, ma ei teinud tookord ise kaasa, tervis ei lubanud, aga ma lihtsalt vaatasin. Mul oli sealt kirjandustundidesse ja tekstianalüüsi pärast päris palju asju kaasa võtta. Et ka võib-olla huvitav, nagu endagi jaoks üllatus, mis lavavõitluse pealt lähen nüüd Doris Kareva luulet analüüsima või, aga saab. ei ole võimatuid asju. Minul on ka olnud üks selline inimene, keda ma väga, kartmine on vale, nagu sa rääkisid, Merle. Ja pigem aukartus. Täpselt, just see aukartus oli Toomas Suumann. Mul oli temaga päris mitu asja, mida me koos tegime ja ta ka mul ühes filmis käis näitlemas ja veel mõningas projektides. Ma alati niimoodi kuidagi, mida nüüd Toomas nüüd ütleb. Et kuidagi nagu, see mida ta ütles, ta alati põhjendas, miks ta niimoodi ütleb. Ja ma olen temalt selles mõttes nii palju vaimselt sellist mõttes nagu next levelile saanud. Et kahjut teda meie seas enam ei ole, et see ongi nii, inimest enam ei ole, tahaks veel küsida. Ja see jääb. Ja ma arvan, et ka nii siin see Jõgeva žürii ja ka Minikate žürii, ka sealt ma olen nagu hästi tänulik. Võib-olla Minikate omal natuke rohkem, sest kuidas ma ütlen, võib-olla see, et kui me teeme nagu luuleanalüüsi, see on natuke midagi muud, kui ma teengi traditsioonilist draamana, aga lihtsalt see, et see Minikate žürii, ma julgen ikkagi öelda just, kui ta juhendajatel annab tagasiside, et sa mäletad ise, et meil trupp läks ju pärast etendust kohe žürii ette, said noored oma tagasiside ja õhtul oli juhendajatel eraldi. Ja see žürii on alati olnud valusalt aus. Seal võib olla sisemisi solvumisi ja nii edasi, aga ma arvan, et see viib edasi, see on kasuks tulnud ja loomulikult ka mul on sattunud žüriisse mõni inimene, kes filosofeerib, see kõik on väga huvitav, siis mõtlen, mis ma sellega siis nüüd edaspidi peale hakkan. Ja siis võib-olla tulebki mõni, see sama Indrek Saart siin nimetasin, Indrek on ikkagi see, et võib-olla ka tuttavate juhendagi eriti, et kui ikka midagi on, seda panebki selle lataki sulle ära, aga mis on suur, ta põhjendab alati ära, miks ta nii arvab, miks ta nii ütleb ja see annab võimaluse ka oma seisukohta kaitsta, aga kui mul on ainult selline filosofeerimine, kena, aga mis ma siis nüüd sulle ütlen, ma saan aru, see on sinu maitse, see on sinu nägemus, aga ta annab sulle töövahendi ja kasuta seda, nii nagu sulle vaja on. Ja, täpselt, et selles mõttes ka need žüriid ja ma tean, võib-olla ongi, eks juhendad ole erinevad, et kui mõni väga solvub ja ei tahagi enam kuulda, aga mina leian küll seda, et kui ma lähen juba lavale ja ma teen sellist avalikku asja, siis järelikult ma pean suutma ka kriitikat taluda. Ja mul peab olema ka see oskus, mida sealt žürii tagasisidest enda jaoks välja noppida, et mis on nagu objektiivne kriitika või mis ongi lihtsalt ühe inimese mingi maitse-eelistus võib-olla, eks ole ju, et Seal on nii palju infot vaata, mida sa pead saama enda lahti hakkida. Ma ise samamoodi, kui ma filmifestivalidel kuskil käinud, žürii arvab, et mu film on selline või naasugune, kui kuulen tagasisidet, siis mõtled küll, et samamoodi, aga mis see sinu asi on, mina tegin nii. Aga tal oli iva, miks ta seda nüüd õpetas. Täpselt. Ja kusjuures mul oli täna oma etenduse tagasisidega siin, nimesid ei nimeta, aga oligi üks žürii liige ühe detailiga seoses etenduses, aga ma mõtlesin, sa oleks võinud seda asja veel sealt niimoodi edasi arendada, siis oleks tulnud see. Ja ta lõpetas oma jutu ära ja siis tuli teiselt žürii liikmelt, risti vastupidi. Ei, minu arvates see töötas väga hästi, et see just siin ära lõppes. Ja võt see ongi nüüd hästi tore. Ma võtan seda kuulda, on ka teine võimalus, aga ma ei pea nüüd lolliks minema sellega, issand, ma pean siin kõik ringi tegema, sest see oli sinu arvamus. Kuule, see on subjektiivne, aga samas seda professionaalne subjektiivne. Aga ma ei saa eirata, kui žürii ütleb mulle seda, et tõesti laval, et tempod lohisesid, diktsioon ei olnud, kuuldavust ei olnud. Need on objektiivsed märkused, millele sa ei saa vastu väielda, eks ole. Kuidas õpilas üldse saab nii draamasse kui luulekava ette kanda? Kuidas need õpilased tulevad? Mis valem see on, et nad saavad oma truppi kokku? Tead, see on aegade jooksul muutunud ja see ongi see ajastu märk ka ja ma olen siin kuulnud vahel ka räägivad mõned teised juhendajad, et mul oli ikkagi, et omal ajal Kröveras oli selline tung, kuigi me tegimegi tõesti ju, ka meie Minikate etendused olid luulevormis, 45 minutit võisime maha mängida, aga see oli luuleetendus. Ja mul oli ikkagi sageli see, et tahtjatest pooled jäid ukse taha, et
et mitte see, me tegime vastuvõtukatseid jah, aga mingi arv, sest mina ütlesin noortele ka alati see, et teie otsustada lõppkokkuvõttes, kelle me võtame, aga mina ütlen arvu, mis ma välja kannatan, et kui suur trupp. Aga see kõik on kuidagi nagu jäänud vähemaks, ma vaatan, ja tegelikult ka põhikoolis mulle tundub mingite lastega on järjest raskem, sest see on ju nii hirmutav minna ja suu lahti teha ja samas teistpidi seda oleks tohutult tarvis. Enesekindluse Ja kõige kõike seda ja ma arvan, et isegi natuke lihtsam oli seda siis teha, kui ma ka veel ainetunde andsin, siis mul oli tihti ka, et mõne lapsega, mul on sügisel see, et me kuulutame, et krebutlased võtavad vastu uusi liikmed, me tegeme kõigepealt avatud lahtise proovi, kõik võivad vaatama tulla ja ma olen tagantjärele kuulnud, mõni klassijuhataja on öelnud, et tead, et mul see laps, et ta tegelikult õudselt oleks tahtnud tulla. Ta ei julenud isegi seda lahtist proovi vaatama ja samas, kui ma ise õpetasin alles, vaata, siis ma nägin võib-olla ära klassis, kirjandustunnis, siin on väike potentsiaal, ma ütlesin talle isiklikult, tule, sellest piisas, aga vaat, et see ise tuleb, et see on nagu, aga ma arvan, et just see, et kui me räägime nüüd luule asja, siin on ka kindlasti erimaitsed, aga minu jaoks ikkagi luule esituse puhul, mida ma kogu aeg proovin omadele toonitada, on see, et see, kui ma ütlen lause, et ära loe mulle luuletust, nad teavad, see on nagu negatiivse märgiga, siin kõlab ta praegu halvasti, aga ma pigem olen see, et ma tahan ka luules kuulda seda lugu, et sa jutustad mulle, et see tekst sünnib siin ja praegu, mitte et ma kuulen seda pähe õpitud korralikult rütmistatud teksti. Ma arvan, et kindlasti on juhendajad, kes on teistsuguse maitsega. Erinevad koolkonnad. Et ma arvan, et ma ei pea lugema seda, et põdralmaja metsa sees väiksest aknast välja vaatab, mis on ju eriti see algklassidest võib-olla tuleb kohati kaasa, et ma saan seda öelda, et põdralmaja metsa sees väiksest aknast välja vaatab, et pane ta looks ja mis ma olen nüüd avastanud, mida mul varem ei olnud vaja, et ma hästi sageli annan lastele, et kui ma ei saa mingi fraasi või lause või mõttega nagu seda õiget asja kätte, mis ma tahan, ma annan talle sinna taha kõigepealt mingi argise lause. Kas või see, et ta loeb mulle võib-olla rütmi, et ja nüüd ma avan akna. Ja ma ütlen ka seda, aga ütle mulle hoopis praegu see, et tšau, läks aken lahti. Ta ütleb selle ja ma ütlen, ja palun too nüüd see lugemistiil täpselt. Ja ma olen avastanud, see hästi palju aitab tegelikult mingite selliste argiste lausetega täiesti. See on nagu mingi stamp või et luulet loetakse, võt just nii, eks ole. Ja, sest see on, ja mis on nagu hästi kurb jälle, algklassiõpetajad on väga erinevad, lapsed on erinevad, aga ma tean, mul on päris palju olnud põhikooli, kes tulevad viiendiku tuute. See kõlab hästi arvasti, aga ma natukene nõnda öelda püüan välja peksta jutumärkides seda, mis on algklassides, et kui on harjutud seda ta rütmi lugema ja kui ta on seda 4 aastat teinud ja see, et olen hästi ilmekas, kõik on väga tore ja algklassides ongi see väga tore võib-olla, aga 5-6 seal muutub ta juba negatiivseks, ta ei toimi. Ja võiks olla juba järgmisel tasemel teistmoodi. Ma mäletan, mul oli kunagi üks hästi tore andekas tüdruk, ta tuli juba 4. mul krebutlastesse ja siis me hakkasime ka vaikselt, tema tabas väga kiiresti nagu ära, mis on vale. Ja siis vahel oligi see, et teeme proovi ja siis ta tuli jälle mingit sellist vastikut rütmi ja siis ta kohe siis, nii, ma tegin jälle algklasse ja et see oli nagu nii armas, et ma ei taha absoluutselt halvustada algklassi õpetajaid. Ei, aga see samamoodi, kui sa õpid põhikoolis ühte ainet ja sa lähed gümnaasiumi, õpid samad ainet, aga teisel... Ja teisel tasandil ja teist mood, et see on, sest mina ikkagi leian ka, et luule on nagu, see on samasugune loo jutustamine ju. Mitte. Ja mul on nii, Krevera sealt samast esimesest lennust, nüüd Raivo Maripuu, keda ma ütlesin, et režissöörina töön, tema kirjutas lõpukirjandis, kirjandusteemal oli kirjand ja siis sealt mul on meelde jäänud üks tema lause, et luule on minu jaoks nagu erapsühholoog. Ja siis ma mõtlesin ka, tõesti, et eesti keele õpetaja ei tohiks öelda praegu seda aga see tunne oli, et kui mul on ka see üks laps klassis, kes jõuab sellise mõtteni, siis järelikult mu töö ei ole maha visatud olnud selles klassis. Nii et sa soovitad uutele või noortele lastele mida teha, et tulla sinu ringi, sinu luule draamaringi?
No ma olen näinud ikkagi, et vist meil päris palju see lahtine proov aitab. Mitte lihtsalt, et kuulutus ja tulge, vaid nad tulevad, nad vaatavad, siis me vaikselt paneme seal ja mida ma kogu aeg toonitan ja ma tean mitmete on pärast öelnud, et see oli nagu julgustus, et algul pelgas, aga ma ütlen lauselt, kui sa tuled seda lahtist proovi vaatama, see ei kohusta sind absoluutselt mitte millekski, lihtsalt tule vaata nagu etendus. Lahtistuste päev. Lahtistuste päev, et vot see annab nagu julguse, et hea küll, ma lähen proovima ja mis on ka võib-olla, mis me alati ette räägime, enne kui siis kui ma juba lähen seda reklaami tegema, ma mõtlen ka, et ja kui te tulete, see ei tähenda, et ja nüüd te olete automaatselt kinnistunud, et me anname teile ikkagi ka mingi 2-3, vahel ka 4 proovi aega. Käige, teege, vaadake ja kui te näete ikkagi, et ei sobi, ei pea edasi olema. Just, et kindlasti võib-olla ka see. Aga ega siin ei ole head võtid, lapsed on ka ju erinevad ja ma olen ka seda meelt, tule ja proovi, sa saad teada, kas sulle sobib see asi või mitte, ükskõik mis eluala. Nii mina oma taustanäitlemisega samamoodi, et tule ja proovi, aga see on raske. Olla terve päeva oodata, millal sa saad võtteplatsile tegema mingit liigutust on ju. 12 tundi pole ootad, et saada minut aega korraks lavale nii-öelda. Ja võib-olla ka mõned, kes loobuvad, ta tulebki selles mõttes natuke sinisilmsena, nii tore on ju laval olla, aga see mis töö seal taga tegelikult on ja mida me teeme ja just noorematele, et see hakkaks pärale jõudma, et me teeme neid ja neid harjutusi ja tööd ja praegu selleks, et lõpuks sinna välja jõuda, eks ole. See on ju sama, et selleks, et toredaid raamatuid lugeda, ma pean kõigepealt tähed selgeks õppima, mis on pagana tüütu võib-olla. Et see on hästi oluline. Lõpetuseks, kumba sa eelistad, raamat või luulet lavale tuua? Tead, see on ju huvitav. Kui ma lähen teatrisse, siis eelkõige tahaksin ma vaadata ise kõige rohkem sellist klassikalist psühholoogilist raamat. Aga lavale toomise mõttes kindlasti on luule minu rida. Ma arvan, et kui ma mõtlen Grevera 30 aasta peale, siis ma jätan Jõgeva kõrval, aga just ka see miniteatripäevadeks saanud etendus, et mul on olnud vist kas 3-4 asja, mis ongi see, et ma olen võtnud valmis materjali. Ükskõik, kas ta on siis proosa või teinud, et üldjuhul mu kõik etendused on koosnenud ikkagi luule kokku miksidest, kus ühte etendusse võibki jõuda kokku võib-olla mingi 4-50 erinevat teksti, sest ma kuidagi tunnen ennast palju paremini. Mul on natuke siuke äputunne, kui ma võtan teise inimese kirjutatud teksti ja seda hakata lavastama, siis ma nagu ei oska ju, ma ei tea. Aga siis, kui ma olen ise selle teksti kokku pannud, siis juba kokku pannes ma ju nagu tean täpselt ja mida ma tahan, mis rida ma tahan sealt hakata ajama. Väga äge. Ma loodan, et sul neid põnevaid luulepuhanguid tuleb nii endal pähe kui ka õpilasteni, viid neid, eks ole, ja sinu õpilasi lavadel veel hästi palju näha, kuulda, nautida. Ja me peame hakkama taseb siin lõpetama, sest et kohe-kohe hakkab siin Jõgeval ka lõpetamine. Ja siis vaatame, mis tulemused siin seekord tuli, kuigi minu jaoks see tulemuste asi on siukene isegi võib-olla teisejärguline, pigem on see kogemuse saamine. Ja ma olen ka enda lastel alati öelnud, ükskõik, kas ma lähen sinna individuaalkonkursile või siia, saad mingi preemia, väga tore, see on boonus. Esimene asi, sa lähed sinna kogemust saama ja teine asi, et ka tähtis ei ole mitte alati ennast teistega võrrelda, vaid võrrelda iseendaga, et vaata see on nagu spordis, et ma sellest oma lati alt läbi ei jookse. Just. See on kõige tähtsam. Omad eesmärgid püstitatud. Ja, täpselt. Aitäh sulle veel kord, Rita. Aitäh kutsumas, see oli selline üllatav kutse, aga väga mõnus oli suga tutvustada. Eks ma olin kaval ka, ma olin plaanis Saaremaale tulla muidugi, aga läks hästi. Läks seekord hästi, aga teinekord kohtume Saaremaal kindlasti veel. Väga tore. Kõik head. Olgu, sulle ka, aitäh. Sellised jutud said seekord räägitud. Nagu Rita mõtetest kõlama jäi, tasub aeg-ajalt astuda harjumuspärasest rajast kõrvale. Proovida midagi uut. Teha rahu oma hirmudega või neist sootuks välja kasvada. Sest elu muutub palju värvilisemaks siis, kui me ainult ekraani ei silita, vaid päriselt kogeme, eksime, õpime ja kohtume uute päris inimestega ja päris olukordadega. Kuulmiseni juba järgmises saates.